Minu ettekanne on seotud osalt minu enda kogemusega ühes sellises grupis, mis oli koolitajate grupp, kes siis püüdsid kogukondi äratada. Aga natuke ma tahaks siia siiski sissejuhatuseks, kuna kogukonna teema oli see, mille pärast Georgi minu poole pöördus, sissejuhatuseks rääkida pisut ka kogukonnast natuke üldisemalt ja võib-olla Eesti kontekstis on, võib-olla te võite seda ise oma kogemuste peale mõeldes ka tõdeda või leiate, et see pole ilmtingimata nii. Kogukond on üsna ambivalentne mõiste olnud mitmes suhtes Eestis. Ja võib-olla juba nagu üsna pika aja jooksul, vaadakem tagasi 100 aastat, mõelgem kas või libahundi Tiinale, keda kogukond kaunis ilgel kombel ahistab, või mõelgem sellisele imidžile, mis kogukonnal on olnud seosena Venemaaga ja niivõrd, kuivõrd Eesti rahvas on ennast distantseerinud teatud aspektides Venemaast, siis Vene külakogukond oli siis teataval määral sellise negatiivse märgiga nähtus. Nii et kogukonnast eemaldamine, kogukonnast lahti rebimine ja kogukonna asemel mingi uue sageli formaalselt organiseeritud koosolemise vormi leidmine on olnud see niisugune eestluse kese üsna pikalt. Nii et kogukond, külakogukond on seotud olnud maaelu selliste negatiivsemate aspektidega ja kui me vaatame 20. aastate kirjeldusi Eesti erinevatest piirkondadest, siis näiteks üks piirkond, mida väga selgelt on seotud just sellise negatiivse poolse külakogukonnaga on olnud Setomaa, mille sarnasus just Vene külakogukonnaga on olnud siis see pärssiv tegur, on olnud miski, mis siis Setomaa arengut on takistanud, inimesi on takistanud nagu kiiremini edasi liikumast võrreldes siis ülejäänud Eestiga, kus on suudetud formaalselt organiseeruda, kus on loodud seltse, kus on suudetud kokku tuua inimesed teistel alustel, mitte sellistel külakogukondlikul, mingis mõttes tagurlikul inimeste individualismi pärssival moel. Et igal juhul on meil olnud Eesti keeleruumis ja mõtteruumis on olnud kogukonnal kui sellisel, mis on olnud seotud külakogukonnaga, küllaltki palju selliseid negatiivseid jooni, mida on võib-olla nagu pigem rõhutatud positiivsete asemel. Nii et me oleme kogu sellise, ütleme, viimase sajandi, eelmise sajandi oleme me elanud sellises ruumis, kus kogukonna idee kui selline on küllaltki võõras olnud. Pigem on leitud, et see on miski, mis polegi nagu eestlasele olemuslikult omane. Eestlane on nüüd elanud teistest kaugel, ei ole olnud selliseid väikseid summkülasid niivõrd või need on siis pigem olnud nagu negatiivsed ja nii edasi. Aga kui me nüüd edasi liigume kiirelt, siis alles möödunud sajandi viimastel aastatel tuuakse see termin tagasi meie keelekasutusse uuel moel, küllalt kiiresti ja intensiivselt, aga see on nüüd nagu natukene teistsugune kogukond, millest räägitakse. Selle termini uue kasutuse mõte on olnud ühelt poolt just selliste väiksemate lojaalsust eeldavate kogukondade elluäratamine, nagu seda on külakogukonnad, mis suudaks nagu ühiselt oma probleeme lahendada, mis 90-ndatest peale on olnud väga uued ja omanäolised, varasemat kogemust ei ole nagu olnud, millele tuginedes neid lahendada saaks. Ja teisest küljest on see kogukonna uus kasutusele võtmine, kogukonna termini uus kasutusele võtmine tähendanud sellise nime ja jõu ja ka võimu või võimustatuse andmine aktiivsetele gruppidele, kes siis suudaks sellisel moel kogukonnana kodanikuühiskonnas rohkem kaasa lüüa. Ja kogukond on siis mõlema grupi ühest küljest selle külakogukonna, teisest küljest niisuguste aktiivsete gruppide jaoks allikas, mis aitab vastu seista erinevatele uutele väljakutsetele. Või siis isegi, kui me nüüd jälle külakogukondadele mõtleme ja kogemustele, mis on neid iseloomustanud 90-ndatel ja 2000-ndatel, sellistele väga ränkadele löökidele, tohututele muutustele, töökaotusele ja nii edasi. Ja need erinevad piirkonnad on siis
on ette kujutatud või need sellised kogukonna terminid sisse toonud arengu edendajad on kujutlenud, et kogukonna toel, kogukonnana uuesti jõu leidmise abil suudavad grupid erinevaid niisugusi väliseid mõjureid kuidagi ohjas hoida, näiteks mingeid suurprojekte, mis ohustavad mingit piirkonda või küla, või ka linnas täitsa võimalik erinevaid piirkondi ohustanud plaanid sellised, nagu kujunesid Nõmmel ja mõnel pool mujal Tallinnas, näiteks erinevad sellised tugevad grupid, mis vastu astusid niisugustele projektidele, aga ka niisugused rängemad mõjud, kus mingid palju laialdasemad sotsiaalmajanduslikud protsessid on piirkondi või mingeid elanikkonnarühmi nagu kuidagi ebamugavasse uude olukorda pannud, millest nad üle ei saa. Ja kui me vaatame seda, mismoodi sotsiaalteadlased on neid teemasid käsitlenud, siis on ilmselge, et sotsiaalteadlaste rõhk on olnud just sellistel näidetel, kus on suudetud tõesti kogukonna abil vastu seista nendele muutustele. 90ndate kirjeldused just nimelt Ida-Euroopast kipuvad olema väga positiivsed ja neist kogukondadest väga positiivset pilti ka maalivad. Et kogukonna mõiste aktiveerimisel on olnud selline oluline mõju selles, mismoodi me kujutame ette, et võiks nagu edasi liikuda kaasaegne kodanikuühiskond. Me loome tugevaid kogukondi, millel on mingid ühised huvid. Nendel gruppidel on mingid ühised huvid ja see mõtteviis kogukondades kui mingist positiivsest, väga heast nähtusest võrreldes siis varasemaga on väga kiiresti liikunud erinevatesse eluvaldkondadesse, erinevatesse piirkondadesse ja rebinud ennast pea täielikult lahti sellest varasemast negatiivsest seosest külakogukonnaga. Aga samal ajal tundub, et just siin on ununenud üks mõõde, mis muutis külakogukonna suhtes inimesed võib-olla pisut ettevaatlikuks minevikus. Ja see mõõde on sunduslikkus. Sundus on täna võtnud natuke teise kuju. Erinevalt nüüd sellisest sajandi alguse külakogukonnast, eks ole, pole selleks sunduseks mitte lihtsalt selline kogukondlik mentaliteet sellises halvimas, olgu siis seda Tiinat või indiviidi õigusi või eraalgatust ahistavas mõttes. Seda kõike on kindlasti vähem, aga samal ajal tuleb ikkagi olla täpsem. Sellel sundusel on uus nägu. Sundus on olemas, see on taas tõusnud esile, aga see on teinud seda mingil uuel moel. Kogukonna olemasolu on tänaseks muutunud tõendiks arengust. Kui te mõtlete nüüd sellele tohutule muutusele, millest me oleme läbi käinud, 100 aastaga on kogukonnast kui tõendist arengu puudumise kohta, tagurlikkuse kohta, saanud hoopis miski, mis näitab, et see keskkond on hästi arenenud, tugev ja suudab edasi liikuda. See on muutunud niisuguse arenenuse eeltingimuseks arengu ja käivitaja ja edendaja tunnistuseks. Sellest on mingis mõttes saanud koguni organiseerumise eeltingimus, et peab olema kogukond, mille toel suudetakse ennast kokku võtta ja erinevad asjad ära teha. See omakorda on seotud vähemalt osalt veel tõsisema küsitavusega. Ja selleks on, et kogukonna olemasolust on saanud rahastamise eeltingimus. Ja see loob täiesti uut tüüpi surve. Kui pole kogukonda, pole raha. Täna on paljude rahataotluste eeltingimuseks suutlikkus näidata, et rahataotluse taga ei ole mitte lihtsalt keegi oma paari sõbraga, vaid raha taotletakse millelegi, mida võib erinevate kriteeriumite järgi kirjeldada kui kogukonda. Kogukonna huvi on selle taga. See on väga huvitav protsess ja mitmes mõttes on see väga tervitatav ja positiivne protsess ka. Aga ometi on see kõik palju keerulisem, kui pealt paistab. Ja kuigi ma ise olen täiel rinnal kogukonna kui ideaali poolt sellisel kujul, nagu ta tänapäeval on väga paljudes kohtades esile tõusnud, see on väikese inimese peamine võimalus, kuidas astuda vastu mingitele suurtele jõududele, suurkorporatsioonidele, riigi rumalusele, minu pärast poliitilisele ükskõiksusele ja mulle sellisele. Aga ometi, kuna ma eeldan, et siin on koos inimesed, kelle jaoks kogukond on midagi positiivset juba eeldusena, ma arvan, et võib-olla siin on hea osutada probleemidele, mis selle kogukonna ideaali ja kogukonnastumise surve taga täna võiksid ka peituda ja kuidas koolitusel võib selles protsessis ka olla oma osa.
Ja selleks lubage mul korraks pöörduda ka oma uurimismaterjalide juurde ja kasutaksin alustuseks Setomaad kui ühte näidet. Setomaa on väga hea näide sellest, kuidas on suudetud ühe piirkonna kujundamisel kogukonnaks midagi väga olulist seal piirkonnas ära teha. Selle jällegi, kui me nüüd meenutame seda, mida ma alguses kirjeldasin, kuidas Setomaa on olnud sellise tagurlikkuse näide, tänaseks on suudetud just tänu Seto kogukonna aktiivsusele luua Setomaa hoopis uuel moel eestlase silmis. See image, mis Setomaal on täna, on midagi hoopis muud, midagi palju positiivsemat ja demonstreerib setode suutlikkust hakkama saada, nad on lausa mingis mõttes Eesti rahva uhkuseks. Ja sellisest negatiivsest kogukondlikkusest ei ole justkui jälgegi. Aga ometi on siin peidus väike probleem, Seto kogukond on seotud identiteediga. Seto kogukonna esindaja on Seto fänn. Tema huvi keskmeks on Seto rahvakultuur. Ometi on Setomaal kujunenud protsessid, mille tõttu need inimesed Setomaal, kes ei hooli väga setondusest või setotamisest, nagu seal ka seda nimetatakse, nemad kiputakse mitmes mõttes suruma kultuuriliselt, võib-olla kõige selgemalt, veidi vaeslapse ossa. Kõik, mis Setomaal toimub, peaks justkui olema Seto kimmese märgiga tembeldatud. Ilma selleta pole justkui tegemist millegi õige ja austusväärivaga. Minul kui ühel nendest, kes on kindlasti Seto fänn, ei ole isiklikult selle vastu midagi, kui ma suvi otsa kuulan Leelot ja Karmoška muusikat, aga ma olen seal ainult suviloomanik. Kas te kujutaksite ette, et teid näiteks peetakse täieõiguslikuks eestlaseks ainult sellisel juhul, kui te käite igal peol rahvarõivas, laulate regilaulu ja tantsiksite igal üritusel Oigete vasembat? Või et Tallinna lõbustusasutustes toimuksid ainult rahvakultuurilised üritused, kus esitatakse folkmuusikat ja nii edasi. Ilmselt on meil täna ka poliitikuid, kellele see on ideaaliks, aga kuni meil sellist poliitikud veel võimul ei ole ja meil valikut on nagu tunnistada, mida me sellest arvame, siis võib-olla see kõige ahvatlevam just ei tundu. Ja ometi need, kes Setomaal igapäevaselt elavad ja setondust ei fänna, tunnevad puudust üritustest, mis ei oleks Seto rahvakultuuriga seotud. Ja ühtlasi tunnevad nad ka, et neil ei ole eriti suurt juurdepääsu rahastusvõimalustele. Et Seto edu on osalt olnud nii suur just tänu rahastusele, mis on voolanud Seto kultuurile ja eheda Seto asja suunas. Ja selle kõrval on võib-olla küll rahastust läinud ka muudele Setomaal toimuvatele üritustele ja projektidele ja teedeehitusele ja edasi. Aga üha selgemalt on näha, et päris arvestatav hulk elanikest ei jaga sellist promo, milles need aktiivsed Seto kogukonna esindajad on olnud väga edukad. Ja Seto aktiiv on olnud nõnda edukas tänuvõimele luua kogukond. Ja seda tingimustes, kus kogukond on rahastamise eeldus. Ülejäänud on osalt olnud edutud just nimelt selle tõttu, et neil puudub säärane ühine identiteet, säärane ühise identiteediga kese, mis neid nagu kogukonnaks seob ja neile ka rahastuse toob. Ja ometi elavad nad mõlemad kõrvu, nad on mõlemad Setomaal, nad tegelikult on kõik ühiselt Seto juurtega ja need kogukonnastumisvõimelised grupid peaksid tegelikult suutma arvestada nendega, kes seda ei ole, eriti sellistes tingimustes, kus rahastus on sellega seotud. Ja põhjus on osalt selles, et niimoodi on praktiline. Tänaseks on selge, et koonduda on suutnud ka mittesetod ja niimoodi on meil praeguseks hetkeks mõnedes valdades, mis nüüd küll ilmselt sundliitmise kaudu ühiseks Setomaa vallaks muudetakse niikuinii, aga igal juhul on osades valdades tugi antud poliitilistele jõududele, mis väljendavad just nende mittekogukondlike setode huve ja soove, ja need selguvad olevat tänaseks risti vastupidised Seto aktiivi huvide ja soovidega. Ja selle kõige taga on tänaseks juba nii terav vastasseis ja konflikt, et lahendusi paistab vähe olema. Ometi oleks seda kõike saanud äkki vältida, kui kogukonna loomine oleks aset leidnud nii, et ühist Seto identiteeti mitte nii keskseks pidavad inimesed oleksid ennast ka kõiges selles osalistena tundnud.
Nüüd võib-olla koolitajatena ja õppivate inimestena mõtlete te, et asi on teadlikkuses ja koolituses ja vaatakski lõpetuseks teist näidet, mis toob kokku just täiskasvanu koolituse ja kogukondlikkuse teemad. Minu uurimistöö Kagu-Eestis oli nüüdseks juba üle peaaegu 15 aastat tagasi seotud ühe kogukonna arendamise programmiga ja nende üheks keskseks toimemehhanismiks oli Kagu-Eesti küladest pärit aktiivsete inimeste koolitamine. Selle eesmärgiks oli siis koolitada välja kogukonna eestvedajad. Aga mitte ainult, need eestvedajad pidid olema tegelikult kogukonna äratajad, kogukonna loojad, omamoodi sellise kogukondlikkuse loojad ja õpetajad. Ja nende eesmärgiks oli siis aktiveerida oma külades niimoodi uinuvalt peituv tohutu jõud, kogukondlikkuse jõud, mis hakkaks siis arukalt ja suunatult tegutsema selle küla või piirkonna heaks. Nii et teadlikkus kogukondlikkusest ja võimalustest oli nende koolituses väga kesksel kohal. Ja et nüüd inimesi sellele suunata, et õpetada neid, kuidas külades kogukondi luua, koolitati neid ühest küljest küll sisuliselt, aga olulisel määral koolitati neid ka vormiliselt. Sisuliselt kujutas see koolitus endast ise kogukonna loomist. Ja ma saan aru, et see on niimoodi suures osas täiskasvanu koolitusest tänapäeval. Sellel on selged ja äärmiselt positiivsed põhjused. Koolitatavad hakkavad ennast kogema enamana kui lihtsalt indiviididena, kellest igalühel on ports uus teadmisi, selle asemel on midagi enamat. Teil on sünergia, teil on niisugune võime üksteist toetada, mõtteid vahetada. Te jagate justkui mingit ühist mõtlemisruumi. Ja ühtlasi on teil ka teatud jagatud solidaarsus mingitele ideedele, seda võib nimetada niisuguseks teadvus- või tõlgenduskogukonnaks, millest koolitatavad ühes ruumis siin ka näiteks praegusel hetkel viibivad inimesed ennast mingis mõttes kujunevad, milliseks nad kujunevad. Ja täpselt sellisel moel toimis ka minu poolt uuritud programmi koolitus ja nendest koolitatavastest, kes sinna siis kokku tulid erinevatest küladest, mõnikord paaripäevasteks koolitusteks, neist kujunes just selline väga ühtne, meeldiva õhkkonnaga grupp ja mul oli nende seltsis alati väga meeldiv ja tore olla ja nende võime süstida üksteise sisse sellist julgustust ja usku oma missiooni külades oli täiesti nakatav. Ja tegi nüüd küsimus, kas sellises olukorras on üldse mingeid ohumärke võimalik märgata, ilmselt mitte justkui pealt näha, just niimoodi peaks nagu suutma minna küladesse ja seal kõiki kaasa haarata ja olla sellist energiat täis ja midagi ära teha nendes keskkondades, kuhu siis lõpuks jõutakse. Ja inimesed olid teadlikud sellest, mida nad pidid tegema hakkama edaspidi. Ja ometi selgus, et koolitatutest õppides arenevatest inimestest sai sedavõrd tugev kogukond, nad õppisid kogukonna nii selgeks, kogukonda olemise nii selgeks, et see hakkas pärssima nende võimet mõista teistsuguseid keskkondi, sealhulgas neid keskkondi, kus kogukonda ei ole, ka nende enda külakeskkonda, kus nad pärit olid. Nende endi külasid, kus nad tulid ja kuhu nad pidid tagasi minema, et neid aktiveerida, nad ei mõistnud neid külasid enam sellisel moel, nagu siis, kui nad nendes külades ise viibisid ja elasid. Et koolitus, mis lõi kogukonna koolitatute jaoks, heitis tegelikult eriti sügava varju küladele, nende koolitatute igapäevaelu keskkondadele. Paratamatult ei olnud nendes külades ju sarnaseid tingimusi nagu koolitustel. Koolitustel on koos sageli võrdsete huvidega, uue ühise identiteediga inimesed, ja külad, kuhu nad siis pärast naasesid, olid eriti 2000-ndate alguses väga fragmenteerunud, kihistunud keskkonnad, kus äraelamiseks püüdsid inimesed pigem üksteisest eemalduda, et nägu säilitada, et mitte eksponeerida, kui halvasti neil on läinud või mitte rõhutada seda, kui hästi neil on läinud. Ja sellistes keskkondades pidanuksid koolitatud tegelikult toimima väga terava teadlikkusega sellest, et kogukond ise võib olla osade külaelanike jaoks hirmutav või üldse osade inimeste jaoks hirmutav. Neid kuidagi ohustada, neile esitada nõudmisi, mille nad ei suuda vastata. Aga seda ei mõistud koolitatud siiski teha, sest kogukonna toimivus koolitustel ja kogukonda lülitumise lihtsus, mida nad olid kogenud, see oli nende kõige kesksem kogemus.
See oli miski, mis oli nende põhiline tunne. Ja mida sellises olukorras teha? Täiskasvanukoolitustega kogukonna loomine on suurepärane ideaal, ma ei kahtle selles hetkekski, see tugevdab, annab tohutu jõu selles osalejatele, aga seda jõudu ammutades on vaja selget teadlikkust ohust, et mitte igaüks ei oma või soovi jagada ühist identiteeti, et mitte igaühe jaoks ei ole võimalik ühe mütsi all ennast piisavalt mugavalt tunda. Me võime muidugi jällegi täiesti ükskõikselt ütelda, et oma asi, et kui ikka koonduda ei suudeta, siis probleemid ei ole piisavalt suured, härja võib kaevule viia, jooma teda ei sunni. Ja ometi peame me nii koolitajate kui õppijate kui kogukonna loojatena leidma neid nutikaid viise, kuidas luua olusid, kuhu kõik on teretulnud ja kuhu kõik mingis mõttes soovivad panustada. Ja seda sõltumata nende kogukonnale pühendumise astmest. Ilma sellise eesmärgita võime me väga kergesti luua niisuguse poliitilise maastiku, kus võimu võtab hoopis äärmuslik eraldatus, võõrandatus, kõrvalejäämine ja selle mõju on oma olemuselt väga ebademokraatlik. Nii et eeldus kogukonnast kui probleemivabast ideaalist võib meid kergesti pimestada ja seda tasub, ma arvan, meeles hoida juba kogukonda looma asudes. Aga nende sõnadega ma annaksin nüüd järje Veronikale, kes hakkab meile rääkima sellest, kuidas kogukonda luuakse, ma saan aru, digimaailmas, mis pealt näha pole nagu üldse reaalse kogukonna nägu.